tere tulemast taas kord. Mul on hea meel olla siin teie ees Veronika Oltiga, kes tuleb tööohutuse ja töötervishoiu trehvile 21. jaanuar 2026 rääkima depo kogemusest. Veronika, palun ava meile, millest meie kallid kuulajad kuulevad läbi sinu ettekande. Nii, siis tere päevast kõigile. Et tegelikult sooviksin jagada meie kogemust, kuidas me võtame vastu uusi töötajaid, kuidas me koolitame neid välja, kuidas siis me näitame nendega, kuidas tehnikat kasutada, siis kuidas meil üldse maja sees siis tegevused on ja kuidas me ootame kliente ja kuidas me hoolitseme nende pärast. Ja Veronika, kas ma saan õigesti aru, et see vaade, mida sa hakkad jagama, tulebki läbi sellise nii-öelda tööohutuse prisma, nii kuidas klient on fookuses. Enne sa ütlesid ka hästi toredasti, et teie inimesed teavad, et nende ümber on igapäevaselt tuhandeid inimesi ja sellepärast, et ongi oluline kokku tuua see kliendi nurk ja see tööohutuse ja töötaja nurk. Ja selles mõttes me igapäevaselt nagu hoolitseme selle kohta, et inimene meie juures tunneks ennast turvaliselt ja meie töötajad teavad, kuidas tegutseda mingi kriisiolukordades, kuidas tegutseda, kui nendel, no tõesti aeg-ajalt juhtub mingi õnnetusjuhtum, et meil olemas kõik need esmaabi välja koolitatud nagu inimesed, ehk siis nemad juba esimesest päevast teavad, et meil olemas päris ranged reeglid ja siis nende ümber on väga palju inimest, tõesti 3 kuni 8 tuhat inimest igapäevaselt. Nii et me teeme sellist väga suurt nagu ettevalmistust nende jaoks, et vaimselt ja siis füüsiliselt nad oleksid valmis sellega. Just. Ja Veronika, üks selline äge asi, mis sa ka enne jagasid ja mida sa 21. saad veel rohkem erinevate teemanurkade alt jagada, on see, et te teete iga aasta tööohutus korduskoolitust töötajatele. Ja tegelikult meil olemas selline nagu programm ja tegelikult võib-olla enne ma valesti ütlesin sulle, nende jaoks, kes kasutavad meil tehnikat, siis igasugused korv- või kahveltõstukeid, siis 2 korda aastas me teeme korduskoolitust. Tavaliselt seal olemas igasugused videod või mingid juhtumid, mille kohta me räägime ja siis kõikide töötajate jaoks vahet ei ole, kas nad kasutavad tehnikat või ole lihtsalt müüjad või kassapidajad, olemas selline korduskoolitus isegi kontoritöötajate jaoks. No vot, nii et Veronika, minu arust te teete seal nii paljusid asju ülipõhjalikult ja eriti see nurk ka, et on haaratud kliendi vaade, töötaja vaade, et see on kuidagi tervikuks põimitud. Nii et mina olen äärmiselt põnevil kuulamast juba seda, mida sina tuled jagama. Ja Veronika, mis sina arvad, miks ühele ettevõtjale, tööandjale võiks olla kasulik tulla ise või siis saata oma häid kolleege tööohutuse trehvile? Ja no alustame sellest, et tegelikult Depo on päris selline noor Eesti turul, kuna nagu Leedus ja Lätis nagu 25 aastat tegelikult töötavad, siis siin Tallinnas 5 aastat ja võib-olla tõesti mitte kõik teavad, mis me üldse siin teeme, mida me müüme, millega me tegeleme. Eks siis ja meie jaoks on oluline teavitada, et me oleme siin ja siis märkame oma kolleegi või konkurente, kes teab. Eks siis ja tahame ka näidata enda kogemusega, kuidas me hoolime inimestele, et vahet ei ole klientidest või siis töötajatest. Ja samas alati on kasulik ka mingi kogemust jagada ja siis kogemusi vahetada ja võib-olla me leiame mingi siis probleeme lahendust või pakume teistele seda ka. Et see on väga päris selline põnev kogemus meie jaoks ja tegelikult see tuleb esimene selline kogemus meie depo Eesti elus. Väga äge. Nii et kallis vaataja, oled väga oodatud tööohutuse ja töötervishoiu trehvil 2026, 21. jaanuaril ja mul on nii hea meel, et Veronika, sa saad tulla, nii et sinuga juba näeme siis jaanuaris trehvil. Ja teistega näeme ka kindlasti. Just, tšau, tšau. Ja tšau.